Tõenäoliselt oled sa kuulnud Genesise lugu, eks? Maailma loomine 7 päevaga, Aadam ja Eeva, suur veeuputus. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et see lugu, mis on lausa 3 maailma religiooni aluseks, ei olegi tegelikult esimene omatoaline? See on avastus, mis paneb meid vaatama kõika, mida arvasime teadvad hoopis uue nurga alt. Ja see küsimus, see pole mingi niisama teoreetiseerimine. Ei, see kerkis esile, sõna otseses mõttes Lähis-Ida kürbeliiva alt. Avastustes, mis on muutnud meie arusaama iidsest maailmast igaveseks. Vaatame korraks seda ajajoont. See aitab asjad, õigesse konteksti panna. Näed seda? Mesopotaamia lood, nagu Eridu Genesis, olid olemas juba rohkem kui 1000 aastat, enne kui Piibli esimese Moosese raamatu tekstid kokku pandi. See pole mingi väike ajavahe, eks. See on terve milleenium, mille jooksul need lood juba eksisteerisid ja kultuuri kujundasid. Okei, lähme nüüd ajas tagasi. Kujutame ette 19. sajandit, iidset Mesopotaamiat. Just siin, tänapäeva Iraagi aladel, peitus sügava liiva all saladus, mis oli oodanud päevavalgust tuhandeid ja tuhandeid aastaid. Mõtle korraks sellele hetkele. Arheoloogid leiavad tuhandeid savitahveleid, mis on täis imelikke kiilukujulisi märke. Neil polnud siis veel õrna aimugi, et need savitükid ei ole lihtsalt mingid vanad kirjad. Ei, need sisaldasid lugu. Lugu, mis oli määratud muutma kõike. Ja siis, kui teadlased selle kirja lõpuks lahti muukisid, siis tuli ilmsiks midagi täiesti jahmatavat. Need savitahvlid rääkisid maailma loomisest ja hiiglaslikust veeuputusest. Ja need lood olid šokeerivalt sarnased Genesise omadega. Aga kõige pöörasem osa, need olid kirja pandud sajandeid, mõnel juhul isegi 1000 aastat varem. Võtame näiteks suure veeuputuse loo. Mesopotaamia versioonis hoiatab Jumal nimega Enki meest nimega Tsiusutra ja ütleb talle ehitagu paat. Kõlab tuttavalt? Muidugi kõlab, sest Genesises hoiatab Jumal Noad ja käsib tal ehitada laeva. Põhimõtteliselt on see sama lugu. Kangelane, pere, loomad, kõik pääsevad samal ajal, kui ülejäänud maailm hävib. Ainult nimed on vahetunud. Ja see pole ainus näide. Sama muster kordub ka loomisloos endas. Babyloonia eeposes Enoma Elish võidleb Jumal Marduk kaose koletis Tiamatiga, võidab ta ja lõikab ta pooleks tees temast taeva ja maa. Genesises on asi rahulikum, Jumal loob korra ürgsetest vetest. Aga kuule nüüd seda. Neid vesi kutsutakse heebrea keeles tehom. Tehom, tiamat. See sarnasus pole juhuslik. Mõlemal juhul on idee sama, korra loomine kaasest. Okei, sarnasused on ilmselged. Aga siin on konks. Kui me jääksime ainult sarnasuste juurde, siis me magaksime kogu ponti maha. Sest siit läheb asi alles tõeliselt põnevaks. Tegelik geniaalsus ei peitu sarnasustes, see peitub just nimelt erinevustes. Ja need erinevused on, need on lausa revolutsioonilised. Tänapäeval arvab enamik teadlasi, et Genesise autorid teadsid neid vanu lugusid väga-väga hästi. Nad ei kirjutanud neid lihtsalt maha. See oli pigem nagu teadlik vastulause, poleemika. Nad võtsid selle vana, tuttava loo ja keerasid selle pea peale, et rääkida midagi täiesti uut. Mõtle korraks sellele. Ühel pool on Mesopotaamia lood, mis on täis jumalaid, kes on üsna inimlikud. Nad tülitsevad, võitlevad, on kadedad, maailm ise sinnib vägivaldsest lahingust. Ja siis on Genesis, kus on üks ainus jumal ja ta ei pea kellegiga võitlema. Ta lihtsalt ütled, saagu valgus. Ja saabki. See pole lihtsalt väike muutus, see on täiesti teistsugune arusaam sellest, kes või mis on jumal. Ja teine tohutu erinevus on see, kuidas nad näevad inimest. Babyloonia lugudes luuakse inimesed põhimõtteliselt selleks, et olla jumalade orjad, et teha ära see raske ja must töö, mida jumalad ise teha ei viitsi. Aga Genesisses, seal on inimene loomise kroon, loodud jumala näo järgi, mitte orjaks, vaid partneriks. See on ju täiesti uskumatu muutus inimese väärtuse mõistmisel. Ja see tsitaat siin võtabki selle kõik ideaalselt kokku. Asi ei ole laenamises. Asi on selles, et Genesise kirjutajad polnud mingid lihtsad jutuvestjad. Nad olid oma ajad tippmõtlejad. Nad kasutasid neid vanu lugusid nagu lõunendid, et maalida täiesti uus pilt jumalast ja inimestest. Aga miks? Miks nad seda kõike tegid? Miks võtta oma vaenlaste, oma vallutajate lood ja need niimoodi ümber kirjutada? Vastus on tegelikult peidus väga konkreetses ja valusas ajalooperioodis. See on Babyloonia pagendus. Kujuta ette, su kodumaa on hävitatud, sind on viidud võõrale maale, Babyloniasse. Ja seal oma vangistajate maal kuuled sa iga päev nende lugusid, nende eepost, Enuma Elishi räägitakse igal pool.
Ja mida sa sellises olukorras teed? Sa võtad nende kõige olulisema loo ja jutustad selle ümber. See oli geniaalne vastupanuakt. See oli nagu öelda, jah, me teame teie lugu, aga see on vale. Teie jumalad on vägivaldsed ja lõid inimesed orjadeks. Meie jumal on teistsugune ja meie oleme loodud millekski enamaks. See on vastuhakk kõige fundamentaalsemal tasandil, loo tasandil. Nii et see strateegia oli tegelikult geniaalselt lihtne. Esiteks, võtta lugu, mida kõik teavad. Teiseks, keera selle põhisõnum täpselt vastupidiseks. Ja kolmandaks, paku välja täiesti uus, parem visioon. Nad ei hakanud nullist uut lugu leituma. Selle asemel nad justkui häkkisid olemasolevat süsteemi. Nad võtsid selle kultuurilise Trooja hobuse ja pistsid selle täiesti uut sõnumit. Okei, aga mida me selle teadmisega siis tänapäeval peal hakkame? Kas see tähendab, et Genesis on kuidagi vähem väärtuslik? Absoluutselt mitte. Tegelikult on vastupidi. Minu arust see avab ukse hoopis sügavamale ja rikkalikumale arusaamale sellest tekstist. Nii et võtame korraks kokku, mida me siit kaasa saame võtta. Esiteks, Genesis ei kukkunud taevast alla. See oli osa ühest suurest ja vanast vestlusest. Teiseks, autorite geniaalsus ei seisnud uue loo leitamises, vaid vana loo ümbermõtestamises. Ja see viib meid kõige olulisema punktini. Ehk ei peaks me küsima, kas see kõik juhtus täpselt nii sõna-sõnalt, vaid hoopis, mida see lugu meile tähendab. Nii et jah, need avastused ei vähenda Genesise väärtust, pikem vastupidi. Need näitavad, kui uskumatult läbimõeldud ja intellektuaalselt julge see tekst tegelikult on. See pole lihtsalt mingi vana müüdi koopia. See on tunnistus sellest, kuidas üks rahvas, olles isegi kõige sügavamas augus, suutis luua loo, mis pakkus lootust ja väärikust. Loo, mis oli kordades võimsam kui nende rõhujate oma. Ja see kõik jätab meid ühe viimase küsimusega mõtisklema. Kui me nüüd teame, et loo tegelik vägi ei pruugi peituda selle originaalsuses, vaid selles, mida ta tähendab, siis kuidas see muudab seda, kuidas me kuulame lugusid, mis meie enda maailma täna kujundavad? Võib-olla peaksime vähem muretsema selle pärast, kas miski on uus või originaalne, ja rohkem küsima, mida see lugu tegelikult teha püüab, millist maailma see loob. See on juba hoopis teine tase, eks ole?